Hei, hei! Taas kord on kätte jõudnud esmaspäev, mis tähendab jällegi mõnusat kohvipausi siia natuke pilvisesse esmaspäeva. Mina olen Õnnela, toimetan assistendi koolis ja meie eesmärk on õpetada virtuaalassistente. Ehk siis kõik need, kes soovivad asukohavaba ja paindlikku eluviisi, siis virtuaalassistendi amet on see amet, mis tegelikult seda pakub. Ja tegelikult sellest aastast oleme pööranud ka pilgud ettevõtjate poole ehk et kõik ettevõtjad, kes ei taha ise tegeleda virtuaalassistendi värbamisega, siis saab meie poole pöörduda ja me saame sind aidata. Aga see tänane teema on kas tasuline või tasuta ja on ajendatud ühest kommentaarist, mida ma nägin, et kõik asjad on justkui ainult tasuta. Kas koolituse väljakutse peaks olema tasuta või tasuline? Anna märku, mis sina arvad? Aastaid tagasi tegelikult oli tavapärane see, et koolitajad tegid väljakutseid, tasuta webinaare. Näiteks oli ka virtuaalassistendi proovinädal alguses täiesti tasuta. Et inimesed saaksid katsetada ja tunnetada, mida see töö endast kujutab. Aga nüüd on nagu aega edasi läinud ja ma olen näinud ikkagi üha rohkem seda, et tasuta ja tasulisel väljakutsel, koolitusel, webinaril osalemisel on ikkagi päris suur vahe. Ja mitte ainult koolitaja seisukohalt, vaid just osaleja enda jaoks täpselt samamoodi. Minu arvamus on, et tasuline kogemus muudab inimese hoiakut ja annab paremat fookust ning ka tulemust. See juba tekitab teistsuguse energia. See on selline, et kus inimene ei ole lihtsalt kuulaja, vaid ta ikkagi aktiivselt panustab ja osaleb. Ja täna ma tahaksingi jagada mõnda mõtet, mis on siis nagu mõlemast vaatenurgast, nii tasuta kui tasuliselt. Miks siis tasuline lähenemine töötab paremini? Minu meelest see filtreerib päriselt motiveeritud inimesed välja. Tasuta koolitusele võib registreerinuid olla sadu, aga palju neist ei jõua kunagi kohale. Ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes on täpselt sama asja teinud, et on näinud mingit tasuta webinari väljakutset ja on mõnusalt registreerinud. Aga kui see päev kätte jõuab, siis sa mõtled, mul on täna hoopis mingid muud mõtted. Et ma ei panusta sellesse 100%. Ja see ongi see, et mõni läheb uudistama, siis mõni mõtleb, et ma korra vaatan, kui aega on, siis teen. Kuid väga vähesed võtavad tegelikult seda tõsiselt. Tasuline formaat isegi väikse summa eest filtreerib välja need, kes ei ole valmis päriselt panustama. Ja alles jäävadki inimesed, kes on motiveeritud, kes tahavad olla kohal ja kes tahavad õppida. Ja sellised grupid loovad juba teistsuguse energia, seal on päriselt fookus, seal on koostöövalmidus ja üksteise toetamine. Ja tasulises keskkonnas on palju lihtsam tegelikult hoida ka seda tempot ja saavutada tulemusi, sest kõik osalejad on seal samal põhjusel. Nad tahavad päriselt midagi ära teha. Ja teine punkt, mis mul kohe meenus, on see, et kui sa panustad, siis sa võtad vastutuse. Kui inimesel on mängus oma raha, kas või sümboolne summa, siis tegelikult tekib tal tunne, et see on tema enda otsus ja investeering. Ja nagu me teame, siis raha on energia ja selle kaudu ütled sa tegelikult iseendale, et ma olen valmis endasse investeerima. See tekitab kohe teistsuguse tunde õppimisse. Tekib isiklik vastutus ja motivatsioon. Et kui need tasuta asjad jäävad tihti selliseks, et ma teen kunagi ära ja see nimekiri võib olla isegi lõputu, siis tasuline minu meelest paneb tegutsema. Vähemalt minuga on küll olnud niimoodi, et kõik need koolitused, kus ma olen ikkagi panustanud või isegi mastermindid, kuhu ma olen panustanud, siis ma justkui tunnen suuremat vastutust iseendale, et mul on vaja see asi ära teha, et ma olen investeerinud endasse. See on selle jaoks, et ma saaksin edasi liikuda. Ja just see ongi see koht, kus siis tekib tunne, et sa päriselt tahadki maksimumi võtta.
ja see ongi üks põhjuseid, miks inimesed, kes maksavad, jõuavad ka päriselt tulemusteni, sest nad võtavad seda tõsisemalt. Ja need tulemused, mis sa siis tasuta koolituselt, webinarilt, mastermindilt, mis iganes kohast saad, on tegelikult palju püsivamad ja sügavamad. Sest et tasuline formaat aitab osalejatel oluliselt rohkem keskenduda ja pühenduda. Ja kui inimene on maksnud, siis ta ka kuulab, ta julgeb küsida, süveneb ja päriselt ka rakendab tegevustesse kõike seda infot, mida ta seal omandab. Ta tahab tegelikult, et see panus tooks talle selle väärtuse tagasi ja tavaliselt toobki. Võib-olla jah, see väärtus ei tule tagasi kohe, see tuleb mõne aja möödudes. Aga ikkagi see on see, kus sa paned endale ise selle vastutuse, et mina pean tegutsema, mitte keegi teine ei saa teha minu eest neid asju ära. Ja tasuta gruppides on küll rohkem inimesi, aga ma julgen väita, et vähem pühendumust. Seevastu tasulises grupis on võib-olla vähem inimesi, aga tulemused on kordades tugevamad. Tasuline kogemus tähendabki vähem segajaid ja rohkem tulemusi. Lisaks on ka distsipliin, mis seal tekib. Inimesed valmistuvad, osalevad aktiivselt ja päriselt viivad alustatud lõpuni. Ning seeläbi kasvatavad nad ka oma enesekindlust ja see motivatsioon tõuseb ka teha järgmisi samme. Need olid mõtted siis tasulise koolituse poole pealt. Aga miks ei peaks kõik võib-olla olema tasuline? Tasuta koolitus annab algajale võimalust proovida. Kui inimene on täiesti alguses, siis võib-olla talle tundub isegi väikese tasu maksmine liiga palju. Ja tasuta formaat võib olla ka tema esimene kontakt uue teemaga. See on nagu selline esimene julgustükk, mille ta ületab, mis laseb tal proovida ja ta ei pea seejuures riskima. Ja alguses ongi oluline, et inimene tunneks end turvaliselt ja saaks rahulikult avastada, kas see teema, koolitus või tegevus üldse teda kõnetab. Ja tasuta osalemine annab võimaluse katsetada ja kogeda väikeseid eduelamusi. Olgu selleks võib-olla mõne uue tööriista proovimine, esimese ülesande õnnestumine või lihtsalt aru saamine, et aga ma saangi päriselt hakkama. Ja need väikesed võidud loovad enesekindluse ja soovi edasi liikuda. Et mõnikord ongi see hästi oluline, et inimene saaks kogeda seda väikest õnnestumist ja mõista, et ma olen rohkemaks võimeline. Ning kui see kogemus on olemas, siis tal on palju lihtsam teha seda järgmist sammu ja investeerida endasse nii ajaliselt kui ka rahaliselt. Tasuta sisu tavaliselt loob ka usaldust ja nähtavust. Tasuta sisu on nagu tervituskaart. See aitab sul inimesel sinuga tuttavaks saada. Kui sa teed postitusi, podcaste, videoid, jagad mingeid väikeseid nippe, siis need aitavad inimestel tegelikult aru saada sellest, et kas sina oled see inimene, kellega nad tahaksid rohkem koos õppida. Ja tasuta sisu aitabki tegelikult luua seda usaldust ja näidata, millist väärtust sa tegelikult pakud. See on nagu väike proovipala sellisest suuremast tervikust ja inimene saabki oma esmamulje kätte ja kui talle kõik see sobib, siis ta on valmis edasi minema ja liikuma. Tasuta sisu ei tähenda seda, et sa jagad kõik ära, vaid sa annad inimesele põhjuse sind kuulata, sind usaldada ja sinuga koos tegelikult ka edasi liikuda. Ja üldiselt ei pea valima ainult ühte lähenemist. Tasuta sisu kutsub inimesed uksest sisse. See on selline restorani mõistes nagu väike eelroog, mis annab maitse ja tekitab huvi. Tasuta sisu aitab inimestel aru saada, millega sa tegeled, kas sa üldse võiks neid kõnetada. Samas ta ei vii inimest päriselt lõpuni ja sealt edasi tegelikult tuleb ka see tasuline programm. Ja just tasuline programm on see koht, kus päriselt need muutused toimuvad. Kus inimene on kohal, ta panustab ja ta teeb käega katsutavaid tulemusi. Tasuta sisu on seevastu
just uute inimesteni jõudmiseks. Ja jällegi, nagu ma ütlesin, juba usalduse loomiseks. Mõlemad on vajalikud, lihtsalt nad on erineva eesmärgi jaoks. Tasuta annab maitse ja tekitab isu, tasuline aga päriselt pakub väärtust. Kui ma olen vaadanud erinevaid tasuta webinaare ja väljakutseid, siis ma olen päris tihti märganud ikkagi sama mustrit, et alguses on tohutu huvi, registreerinuid on väga palju, kuid lõpuks osalevad aktiivselt vaid vähesed. Samas, kui mängus on kas või väike tasu, siis see pilt muutub ja inimesed, kes on tasunud, nad ikkagi on motiveeritumad, nad teevad ülesandeid, nad osalevad aruteludes ja see, nagu ma juba ütlesin, see energia on hoopis teine. Ehk siis see ei ole tegelikult ainult rahas, see on see väärtuse tajumise ja pühendumise küsimus. Kui inimene ise panustab, siis ta loob ka ise selle tulemuse. Ja ma arvan, et see põhimõte kehtib tegelikult igal pool, nii koolituses kui ka ärisuhetes. Kui mõlemad pooled panustavad, sünnib koostöö palju tugevam ja stabiilsem ja tulemus on kordades suurem. Tasuline osalus annab minu jaoks ikkagi märku sellest, et inimene on valmis pingutama. Ja see loobki väärtust mitte ainult koolitajale, vaid ka inimesele endale. Seega, kui sa mõtled investeerida enda arengusse, siis küsi kõigepealt, kas sa tahad lihtsalt infot või päriselt muutust. Tasuta annab sulle info, tasuline toob selle muutuse. Kui sa panustad, oled rohkem kohal nii vaimselt kui emotsionaalselt, siis see on lubadus iseendale, et sa võtad eesmärke tõsiselt. Kui sa tahad ise kogeda, kas virtuaalassistendi amet võiks olla sulle, siis järgmisel nädalal me alustame virtuaalassistendi proovinädalaga. See on praktiline ja turvaline viis, kuidas sa saad testida, kas see amet on sulle. See on tasuline väljakutse. 4 päeval ilmub Facebooki gruppi, kinnisesse eraldi gruppi siis ülesanne, mida on sul võimalik lahendada täpselt endale sobival ajal. Tähtaeg on ainult neil, kes soovivad osaleda loosimistes. Reedel toimub küsimuste vastuse webinar, mis annab sulle võimaluse saada vastuseid virtuaalassistendi ametiga seoses. Ehk et kuna see on tasuline väljakutse, siis mina tahaks loota, et seal on ka inimesed motiveeritumad. Ja see ühine energia ja power on lihtsalt nii suur, et sa näed, et see on võib-olla see sinu uus algus. Ja kokkuvõtteks ongi siis nii, et tasuta avab uksed, aga tasuline aitab sul päriselt läbi astuda ja edasi liikuda. Tasuta lubab uudistada ja tasuline ka tegutseda. Ja see ei ole ahnus, vaid see on ikkagi vastutus nii koolitaja kui osaleja poolt. Lõppkokkuvõttes oled sina ise see, kes vastutab kõige selle eest, mida sa sealt koolituselt saad ja kuidas sina edasi liigud. Tasuline kogemus ei ole lihtsalt tehing. See ongi see, et sa teed otsuse, et sa võtad selle arengu ja selle tulemuse enda kätesse. Nii et mõnusat otsustamist teile ja kellega kohtume juba järgmisel nädalal proovinädalal, on väga tore, kellega mitte, siis järgmisel esmaspäeval siinsamas kohvipausil. Mõnusat esmaspäeva jätku teile! Tšau!